Tere tulemast tänasele võimsale kaardi lugemisele. Tänaseks teemaks ma valisin, et millised on olulised sõnumid sulle uueks aastaringiks. Nüüd meil saabus täiesti pöördeliselt uus aasta ja ma tunnen, et see tuleb väga-väga võimas aasta, mitte kuidagi vähem võimsam, kui oli eelmine. Alati lähme veel võimsamate võimalikkustele, kõnnime niimoodi kogu aeg lähemale ja järjest rohkem asju on võimalikud meie reaalsuses. Ja ma valisin 3 gruppi. Ma panen siia kohe kivid, mida on mul siin. Esimene grupp on mäekristall, teine grupp on ametüst ja 3. on roosa kvarts. Võta nüüd üks väike hetk, et valida päriselt see grupp, mis on sinu, et see võis olla see esimene tunne, mis sul tuli kohe, jaa, see, sa tead. Kui sa ei tea, siis lihtsalt rahulikult lase oma mõtted ja kõik asjad, mis sa veel kuskil kukil kannad, lase need lahti, saada puhkusele ja ole siin ja praegu ja tunneta, mis sõnum tahab sinuni kõige võimsamalt täna tulla. Muidugi sa võid alati valida ka mitu gruppi, aga ma soovitan enamasti kuulata ühe grupi ja lasta sellel infol natukene sügavamalt enda elus enda jaoks kohale tulla. Võid sügavalt hingata. Lubada teadmisel tulla. Ja mulle tuli sõnum, et võtame neid lugemisi hästi kergelt ja rõõmuga ja lustiga ja ei pea mitte millegi pärast liigselt muret tundma või võid liiga tõsiselt võtma. Et see on selline tore kaardimäng. Üks tore mäng, mida siin mängida selles väga-väga võimsas reaalsuse kogemuses, mis meil siin on koos. Ja ma arvan, et praeguseks hetkeks sa juba tead, milline neist 3 on sinu sõnum. Ja me asume siis oma gruppide juurde. Nii et õnnistusi sulle ja head kuulamist. Alustame grupp number 1. Panen teised grupid ootele. Nii, tere tulemast kuulama võimas mäekristalli grupp. Kuulame, mis sõnumid on sulle kõiksuselt, olulised sõnumid sulle selleks järgnevaks võimsaks aastaringiks. Mis sõnumi sa justkui ise endale valisid, et sa soovid nüüd kuulata ja teada saada? Selline võimas kaart. Vaatenurk. Ma loodan, et sa näed sinna, mulle väga meeldib see kunst. Vaatenurk. Mida see sinus üles toob? Kuidas sina näed asju? Kas sul on hästi sellised kindlad vaatenurgad asjadele? Kas sa lubad neil vaatenurkadel ka muutuda või
või on niimoodi, et see, mis sa kunagi uskusid või oled omaks võtnud, et nii peab olema. See, kuidas sina näed asju, sellest oleneb, milline su maailm on. Ja kui sa veel ei teadnud, siis me saame täielikult ise valida oma vaatenurga. Me saame ise valida, millist reaalsust me kogeme. Me saame ise olla nagu see võimas jumalanna siin kaardil. Ja tema siin süles on nagu selline fööniks ülestõus, mis ongi selline võimas nagu sümbolistikas siuke ülestõusu pilt siin, et see, kui sina muudad oma vaatenurka ja vaatad, mida su süda päriselt tunneb, siis see võib tuua sinus üles sellise transformatsiooni, et suured muutused. Sest et võib-olla vahel me oleme jäänud justkui uinakusse ja meie vaatenurgad on need, mis nad kunagi olid, aga me oleme tegelikult valmis hoopis uuteks liigumisteks ja muudatusteks. Ma vaatan siit sellest kaardipakist ka veel mõned mõtted selle kaardi juurde lisaks. Et seesama jah, et kui näiteks sina näed mingit sündmustikku ühtemoodi, siis tegelikult teine inimene kõrval võib näha sama asja hoopis teistmoodi. Et tegelikult ei ole olemas sellist ühte iidset ja vankumatut kindlat tõde, vaid igaüks näeb nii, nagu ta on valmis nägema ja nii, nagu tema seda nägema peab. Ma tunnen, et sul oleks hästi oluline oma neid vaatenurki üle vaadata ja tunnetada läbi, et siin tahab mingi tohutu suur energia alt vabanemist ja muutumist saada. Ja kui sa nagu hakkad neid enda filtreid vaatama, siis tegelikult võib-olla on paljud sellised, mis ei kuulugi enam sulle, mis ei ole tegelikult kunagi sulle kuulunud. Ja mis aitab sul neid vaatenurki siis võib-olla laiendada ja muuta, sest mulle tundub, et sa nagu, et see on, sa soovid seda. Et sa soovid nagu liikuda edasi ja minna mingi suurest uuest kanalist sisse. Ja selleks on sul vaja näha seda, et see on juba siin ja see on juba sul olemas. Ja mis sellel teel sind toetab on, võta paus, tee paus, et võta üks hetk, et sa saaksid lõdvestuda, rahulikult mediteerida, minna sügavamale, lubada seda maagiat enda ellu. Et kui sa lubad selle maagia, kas nüüd jälle, kas oled olnud mingi hetk nagu nii-öelda maagilises maailmas, uskun seda, aga natuke hakkab nagu vahepeal vajub ära ja viskab seda mingit sellist jäikust või siukest nagu raskus sisse, siis kui sa võtad nagu selle pausi iseendale, tegeled iseendaga praegu, hoolitsed enda eest, puhkad, naudid, oled, siis sa saad jälle sellesse maagilisse energiasse tagasi minna, mis aitab sul asju näha hoopis uuest vaatenurgast. Ja siis see vabastab kõik need, mis iganes on sind veel koormanud ja mis iganes seisab veel ees sinu täielikul, ma ei tea, tulisel ülestõusul. Et kui sa nagu lubad sellise natukene stillness või siuke nagu eesti keeles vaikusesse endal minna, siis saab see alt sealt hakata elama see energia, mis tahab sinus üles tõusta. Nagu selline meister sinus see uuel aastal tõstab pead. Selline kuninglikkus, väärikus. Ma korra tahtsin vaadata.
Ähm, mhm. et teised inimesed nagu, ma tunnen, et võib-olla sa oled hästi palju olnud mõjutatud teistest inimestest ja sellest, kuidas nemad seda maailma näevad. Aga, oi, nii, siit nüüd tuli mingi tuhk lendas, just nagu pühi, nagu mingi selline vana tuhk nagu puhu enda pealt ära, see, mis teised arvavad ja mida nad kõik mõtlevad ja mida nad sooviksid sinust ja mida nad tahaksid või mida nad hea südamega soovitavad. Et sa oled nagu olnud mõjutatud sellesse, nagu otsid sellist välist kinnitust iseendale. Aga tegelikult on see kõik sinus endas, kõik need teadmised, kõik need tundmused, sa ei julge need vastu võtta. Julge iseennast vastu võtta ja seda, kuidas sina seda maailma näed, vaadata see koht üle ja leida oma selline müstiline tunnetus jälle ülesse. Et võib-olla sul on olnud nagu selline natukese sinu jaoks, sinu hinge jaoks, su hing soovib nagu elavdada seda maailmavaadet, kuidas sa näed. Soovib nagu rohkem kogeda, rohkem näha, rohkem tunda ja olla nagu hinnatud ja väärtustatud sellena, kes sa oled. Et ei taha enam peita seda. Et see ei ole enam, sellist aega ei ole enam olemas, kus saaks midagi peita. Ma tunnen, et ma tahan siia vaadata juurde sulle. Ma tunnen, et see on nagu, sa natuke tahaksid seda veel peita. Et sul on nagu selline tunne sees, nagu selle, et see maagia nagu jah, see on, aga see ei ole minu mingi igapäevaelu, aga tegelikult see tahab olla lausa sul nagu väga igapäevaelu. See on nagu mingi sinu olemus olla selline maagiline teejuht. Ma vaatan, et ma panen sulle siia nagu lisaenergiaks sinu vaimse teejuhi sõnumi. Nii, Sanat Kumara tuleb. No väga võimas valguse aktivatsioon ja just seesama sõnum, sära oma valguses. Sinu juhendajad tulevad nüüd järjest valjumalt ja selgemalt. Et sinu nagu see sõnum, sinu valgus, see, mis sa oled, nagu tahab saada lahti päästetud. Et selleks sa saad oma seda vaatenurka muuta. Ma isegi paneksin tegelikult niimoodi nagu järjekorda. Et kõigepealt see ja siis see. Et tema toetab sind sellel teel. Seesama teadmine, et sinus toimub valguse aktivatsioon. Niimoodi. Ja sa oled valmis võtma vastu iseennast, sest sina oledki valgus. Ja nagu ma enne rääkisin, et kui sa, et see osa nagu sinus, mis tahab kogeda seda müstilist ja võimsat nagu voogu nagu astuda sinna sisse ja sukelduda päriselt oma ellu, siis see tuleb, see on nagu, see on olemas, see on kirjutatud nii. Sinu mingi eluraamat. Igal juhul sa ei pea seda võtma vastu, aga see sõnum tuleb praegu sinuni, et sära oma valgust, lase järjest rohkem oma valgust tulla läbi. Sa oled valguse meister ja see soovib hakata elama läbi sinu elu. Et kui sa lubad nagu endal neid laieneda, oma vaatenurki avardada, siis see toimubki niimoodi naksti. Ja ma panen sulle
ma panen sulle ühe kaardi veel, mul tuli selline tunne, et kõik see valgusaktivatsioon, sinu meistriteele astumine, müstilisus, ma küsin kaartidelt, et see, tuli see kaart, et võta nagu pausi ja võta aeg maha, et iseendast saada see tunnetus. Et mis selle teekonna energia, et mis suur vaim sulle tahab veel öelda selle vaatenurkade kohta. Power of the divine masculine. Meesenergia. Meesenergia soovib väljenduda. Meesenergia soovib rohkem väljenduda läbi sinu. Ehk siis selline tegutsemine, otsuste langetamine, valikute tegemine, kõik see, et see on sinu meesenergia. Sinu mingisugune ka jõulisus soovib nagu see, et sa lubaksid, et kui sa tead tegelikult, mida sa soovid ja mida sa ei soovi, sa lubaksid sellel meesenergial ka nagu endale seda kas tagada või lubada üldse. Et see meesenergia sinus nagu teab, millal öelda ei ja millal öelda jaa. Temas on nagu see teadlikkus, ega sa võib-olla ei ole tahtnud seda kohta endast väga vastu võtta, ei ole tahtnud olla nagu kuidagi mingit moodi, mis tegelikult sind üldse ei kanna. Ja et võib-olla läbi selle, et sa ei ole seda meesenergiat nagu endas kuulanud või lubanud tal üldse tegutseda, tunned sa tegelikult ennast kurnatuna, väsinuna, hüljatuna, et nagu see isegi jõuetus võib olla. See võib olla ka kuskil taustaks, kui sa ei ole teda nii otseselt, nii tugevalt tundnud, aga võib olla ka, et see on läinud väga äärmuslikuks. Et see kurnetus, väsimus, jõuetus vajab nagu sellist tugevat lüket või sellist energiat ja jõudu, et sa teaksid, et sa julgeksid ennast valida ja sa teaksid, mida sa tahad ja mida sa ei taha. Ja meesenergia on ka alati südamega ühendatud. Et see ei ole nagu selline vana meesenergia, kes nagu jõuliselt nagu surub kõik läbi ilma olemata südamega ühenduses. Et see on ikkagi südameühendus, kui sul see koht on nagu, sa saad nagu endale aega maha võttes just häälestuda südamele ja siis meesenergia teeb väga ilusasti koostööd sinu südamega. Ja seda meesenergiat tuleb nagu austada. Tuli kohe siuke respect him. Respect that energy, austa seda energiat. Et see on nagu sinule kuuluv energia. Ja ta soovib sind aidata ja toetada sind su eluteel. Et see tuli selline hea nagu jõuline sõnum, et ma tunnen, et see andis veel sellise tugeva lükke kogu sellele kaardi ladumisele, et see su enda meesenergia ja kui sa võid nagu enda jaoks mõelda, et mis on need asjad, mis aitavad sinul nagu seda tugevust endas jälle leida. Kas see on mingid harjutused või mingi laulmine, mingid selliseid tugevamaid ma ei tea, nagu kas meesenergia, mingid mantraid või näiteks mingitel eluperioodidel on hea kuulata näiteks võib-olla Krishna tassi, kui on vaja just sukest mõnusat nagu meesenergia toetust, seda endas ka leida, et
et võib-olla midagi sellist või siis täitsa minna jõutrenni tegema ja või saada maaga kontakti, just sihuke tugeva maaenergiaga, et mis sa nagu tunned. Ja igal juhul väga võimas protsess, ma tunnen, et kõige olulisem on see, et sul on see valguse aktivatsioon praegu toimumas ja soovib uuel aastal nagu võimenduda. Ja see on selline pikk ja sügav protsess, et võib-olla see ei olegi nagu sihuke ühe päeva teema, aga võib-olla on jällegi, ma ütlen, osadel on naks, aru saadud, vastu võetud ja tehtud. Et võib-olla see on selline pikem aktivatsiooniprogramm või protsess, aga see soovib avalduda ja sinu tee on lihtsalt võtta vastu iseennast. Võtta vastu ja lubada ka sellel meesenergial vahel öelda, et ma päriselt ka tunnen nii ja ma tahan nii ja nii on ja minu jah on jah ja minu ei on ei ja ma tean, et seda kohta nagu lubab rohkem läbi tulla. Et selline väga võimas aasta on tulemas meil kõigil ja ma soovin sulle sellel teekonnal õnnistusi ja ma loodan, et see kaardi lugemine oli sulle julgustuseks ja toeks. Ja siinkohal ma lõpetan sinuga grupp number 1. Aitäh, et sa olid siin ja kui sulle meeldis see, mis sa kuulsid, siis pane sellele videole like ja subscribe, telli meie kanal, et olla kursis meie kaardi lugemistega. Ja kui sa soovid kaardi lugemist eraviisiliselt just sulle või on sul veel mingid küsimusi, siis siin video all on meie email, kus sa saad meile kirjutada. Vastame sulle kindlasti. Ja ole hoitud, kaitstud ja alati püha valgusega armastatud. Nii et kõike kaunist sulle. Nii. Ja grupp number 2. Tere grupp number 2. Tere tulemast. Tere tulemast meie kaardi lugemisse. Sina valisid omale ametüsti grupp. Nii võimas kivi. Transformatsioon. Vaatame, millised sõnumid on kõiksuselt sulle siis järgmiseks võimsaks aastaringiks 2021. Vau, sa oled siia jõudnud. Tere! Nii tore sind siin näha. Millised rännakud sa kõik oled läbi teinud, et olla praegu siin selles hetkes, kus sa oled? Vau, mul on nii hea meel, et sa oled siin. Kohe siuke pidulik tunne tuli. Nii, vaatame, mis sõnum on siis uuel aastal sulle. Selline vägev sõnum. Empaatia. Nii, kas meil on tegemist siukse sügava empaadiga? Empaatia. Sõnum sulle. Julge olla empaatiline. Julge, no väga sarnane muidugi natukene eelmisele grupile. Huvitav. Et julge vastu võtta kõike seda, mis tuleb. Issand, sa tunned ju nii palju. Sa võid julgelt tunda kõike. Sa pead meeles pidama lihtsalt seda, et miski pole isiklik. Julge kõik vastu võtta. See on nagu hästi suur vastuvõtmise teema praegu, ma tunnen. Et sa kuidagi oled kartnud seda endale tunnistada, kui palju sa tegelikult tunned ja tead ja tajud. No see on väga huvitav, et kui sarnaselt eelmise grupiga. Aga ma ei sega neid gruppe kokku, et siin on nagu ikkagi omaette selline sõnum. Empaatia. Kui sa nüüd mõtled iseenda peale, siis kui palju
kui palju sa oled oma elus teadvustanud endale oma tundeid ja lubanud ja tänanud, et sa neid tunned? Või kui palju sa oled andnud hinnanguid oma tunnetele ja teinud midagi valeks või pahaks või nii ei tohiks tunda, see ei ole päris õige, selle raamatu järgi nii on ja selle raamatu järgi naa on. Et kui palju sa oled nagu ennast vastu võtnud, ma tunnen, et see on hästi suur mingi vastuvõtmise koht. Et empaatidel kipub see olema, et sa ei saa aru, miks sa seda kõike tunned ja kui sa selle välja ütled, siis võib-olla teised ei saa ka aru, mida sa tunned. Aga need tunded, mida sa tunned, on nii sügavad ja see empaatia sinus tahab minna veel järgmisele tasemele, veel sügavamaks. Ja mis siin selles teekonnas toetab, sest tegelikult see võib olla üsna raske ka samal ajal. See on nagu anne sulle kingitud, aga samal ajal see nõuab nagu sellist teadlikkust. Et kui sa tunned palju, aga lubad endal vaadelda neid erinevaid tundeid, mida sa tunned, mitte nendega kaasa reisides, mitte minnes iga tundega kuskile kuudepikkustele puhkereisidele, vaid sa näed, et ahah, need tunded tulid, need asjad tulid üles, aga ma saan neid lihtsalt näha ja teadvustada, aga ma ei pea nendega siis kaasa reisima. Et ma lihtsalt olen selline ülitundlik ja see annab mulle tiivad. Ja see teeb mind nii sensitiivseks. Ja empaatiaga peab jälgima seda, et see sind ei aheldaks. Et see ei seoks sind kuskile kinni, nii et sa ei näe enam ilu. Sellepärast, et sa võid tunda igasuguseid asju, mis on ümber sinu. Aga seda kinni panna ei ole soovitatav. Sest et sinu empaatia on sinu kingitus. See on sulle siia kehastusse väga võimsalt kaasa antud. Ja ma soovitaks seda just võimendada, just sellele teele astuda, kus sa tunnedki palju ja lasta sellel täielikult ennast päästada. Ja lihtsalt põhiline ongi lubamine. Ma luban kõigel olla. Ma panen korraks siia sellele vaatan natukene seda, mis selle seoses sinu empaatiaga veel soovib praegu meile siia sõnumiks tulla. Seoses just selle sinu empaatiaga. Kas sellega on mingi koht, mida me peaksime veel teadma? Nii, sul on vaja maandada seda. Sul on vaja looduses olla ja maandada seda kõike, mida sa tunned ja koged ja tead ja näed. Et maandamine toetab sind. Et kui sa ei ole praegu väga palju sellele suunanud energiat, et leida ennast ka rohkem looduses, siis palun tee seda. See on hästi kasulik niikuinii sulle ja eriti selles empaatia teemas või kui sa oled täitsa ma tahaks nagu isegi öelda nagu eraldi jäänud või erakuks jäänud. Et siis kuidagi see looduses olemine aitaks sul leida selle tasakaalu jälle ja julguse. Et nagu see väikene imearmas lapseke, ingel lapsekene siin. Meil on huvitavalt täna muidugi siin mitu inglilast vaatamas ka, kes niimoodi lihtsalt uneleb ja mängib ja on ennast ära unustanud. Ja võib-olla sul on nagu selline mingi tuli takus või nagu kuidagi peab olema või ma ei tea, nagu sa vajaksid nagu sellist ära unustamist natukeseks. Et sa unustaksid nende mingid mõtted, mis sul peas ja nagu samas, kui sul tuleb nii palju kogu aeg neid tundeid ja asju, et sa korraks jätaksid ka laseksid endal puhata ka. Et maandaksid ennast
ja leia neid asju, mis sind looduses, kuidas sulle meeldiks looduses olla. Sa ei pea lihtsalt minema sinna nii nagu sulle ei meeldi või sellisesse kohta, mida sa väga ei armasta, et leia oma mingi väekohad üles, mis sind väestavad ja sind toetavad ja kannavad. Et leia siuksed nagu võlukohad isegi, kus sa käid ja siis sul on täielik paradiis. Neid kohti on igaühe jaoks meist looduses olemas. Ja kus sa saad a la lihtsalt pikali visata, magada, lihtsalt olla metsas või kuskil järve ääres või jõe ääres. Või on see mingi aianurkake sul kodus, kuhu sa saad teha endale mingisuguse mõnusa olemise või nagu just sükest maandust ja kus oleks ka loodust, et mitte tahaks öelda, et mitte kindlasti linnas, et kui sul on võimalik, siis sõida kuskile natuke linnast välja või maale. Ja no see toetus on, see looduse toetus ei ole väike. See looduse toetus on nii võimas. Ja sa nagu empaadina eriti vajad seda, et see on sulle nagu terve aasta sõnum nagu, et see pole nii, et ole üks nädal, käi korra looduses, vaid nagu terve aasta. Pane tähele, et sa oled maandatud, et sa nagu, et sinu närvisüsteem saab vahepeal puhata ja veevulinat kuulata ja lihtsalt nagu nupust välja lülitatud olla. Ja kui sul tuleb praegu mõttesse, et ma ei saa, mul on see ja see ja see, mul ei ole aega, mul on ta, siis sa vajad seda selleks, see on esmane, et hoolitseda enda eest, et sa toimiksid kerguses ja et sul oleks endal hea olla. Nii, ma võtan siia veel ühe kaardi. Mis sind veel toetab sellel teel ja mis selle sügavam tähendus su jaoks on? Paradigma shift ehk siis nagu sinu vaate muutus. Jällegi läheb meil väga selle esimese grupiga kokku. Väga huvitav. Ju siis on ikkagi vaata sellised et 2021 on nagu mingid suuremad asjad, on ja me küsisime terve aasta peale, siis need on nagu natukegi sellised ühisvälja teemad. Ja see kaart tähistab nagu sellist väga suurt nagu radikaalset kasvu ja muutust sinu uskumuste süsteemis. Ja et nüüd on aeg on nagu need vanad asjad, kõik vanad uskumussüsteemid, mis põhinevad nagu kas siis ühisväljal või teiste arvamustel või sinu arvamustel, mis tegelikult ei ole sinu nagu nende mahajätmisel. Et sa saad olla nagu kaastundes. Sa pead nagu, sul on hästi oluline olla kaastundlik, mitte üldse nagu sul on kalduvus sulle jäigaks muutuda. Nagu tahaks vahel niimoodi kõva kalju olla või siuke kivitükk. Kinni pakkida ennast, nagu ma ei tea midagi, mina ei tea midagi. Aga tegelikult on tõde see, et sa tunned lihtsalt nii palju, et võib-olla seda võib olla vahepeal raske kanda. Ja siin on muidugi jälle see maandatuse kaart. Ja mis tuleb sulle toeks. Ja siin samas sa saad arendada nagu sellist lapselikku meelt, kes nagu uudistab ja tahab teada, mis siin ukse taga on. Äkki seal on mingi maagia, äkki seal on midagi, mis annab mulle kergendust ja mis aitab mul nagu olla. Et ma olen nagu uudishimulik, julge nagu väike laps, et lased oma sisemisel lapsel valla. Sa oled kinni, võib-olla jäänud lihtsalt kuskile mingis kohast ja nüüd see koht tahab ennast lahti saada kangutatud. Et see on nagu sulle mingi uus maailm, mis tahab avaneda.
ja mm, võib-olla mm, sa oled nagu vana ja tark hing, siis sa nagu kogedki palju. Et võib-olla vahel siis tahaks nagu ennast kuidagi rohkem kinni panna, et ma juba tean kõike ja ma juba, mis ma siin ikka ja ei, tegelikult tõesti nagu 2021, palun, uus aasta on tulemas ja täiesti uued võimalused avanevad. Ja kui sa tunned, et sul on nagu mingid asjad elus segased ja mingid asjad, mida sa oled nagu ära juba otsustanud, aga need tegelikult su jaoks enam ei tööta, siis julge lubada neid muutusi, julge areneda, julge kasvada, julge võtta uusi vaatepunkte enda ellu. Ja kui sa märkad, et sa oled nagu mingis vanades hirmudes, siis nagu lase lahti ja ära lase oma seda arengut nii-öelda käest ära, et ole nagu hästi kohal. Ja noh, muidugi 2021 tuleb nagu väga võimas aasta ja ole nagu teadlik masside suhtes, ole nagu sina tundlikuna väga kohal, teadvel iseenda suhtes, et isegi kui kõik teised mingite asjadega kerivad ja lähevad kaasa, siis sul on alati valik. Ja seda aitab see, kui sa oled maandatud näha, et sul on võimalused ja valikud ja näha seda, kes sa oled. Ja sa ei pea nagu minema kõigega kaasa loomulikult. Sa võid täiesti vankumatult oma südameteed käia, oma armastuse teel lasta rohkem lahti rullida ja oma tunnetel rohkem rääkida. Seda on nii oodatud sinult. Seda on väga oodatud sinult, et sa räägiksid rohkem. Ära arva, et nagu see ei ole oluline. Sinu sügavus ja see, mis sul tegelikult öelda on väga oluline. Ja sellel teel on armastus ja aktsepteerimine sind toetamas. Armastus on sinu. Märka oma sisemist jumalikku väärtust. Vali armastavad mõtted. Et armastus ise nagu ja vastuvõtmine on nagu sind toetamas. Just seesama ka nagu, et armasta ja aktsepteeri ennast ja kõike seda, mida sa tunned ja võtta see vastu. Et läbi selle saad sa õitseda nagu see imeline lootuse lilde käes. Samas, kui sul on selline, ma tean, mida ma valin, ma tean, mida ma valin ja ma valin, mida ma tahan. Ja kõige parimas, ilusamas, puhtamas võtmes, mida ma tahan, on ju. Et see on kõik selline ilus kooslus. Et armastus ja vastuvõtlikkus ise toetab sind sellel teel, et sa suudaksid nagu selle endas vastu võtta kõik selle, mida sa tunned ja julgeda olla ja lasta lahti need vanad uskumussüsteemid, teiste mõtted, tunded, teiste valikud ja maandada ennast siis samal ajal ja olles sellises lapselikuses uudistamises, lapselikus maailma vaatamises. Et sa võid vaadata seda kristalli, on üks kivi või tunnetada, mida ma päriselt tunnen, kui ma seda kivi käes hoian? Kas see on lihtsalt üks mäekristall või on sellel mulle mingi sõnum? Et mis see on? Kas ta on lihtsalt nagu klaasitükk või on ta kristall? Tegelikult on tal oma lugu, kuidas ta on kasvanud ja sa tunned hästi palju, et julge veel rohkem tunda.
julge tunde, selles peitub armastus ja maailm ju vajab seda armastust, mis sina ise vajad muidugi kõigepealt oma armastust ja vastuvõtmist nagu hästi tugevalt iseenda vastuvõtmist. Et mitte, et keegi teine sind võtaks vastu, mitte keegi teine aktsepteeriks kõike, mis sa oled, vaid sina ise. Ja siis see peegeldub ilusti sulle vastu ka maailmast. Sellised olid praegused sõnumid sulle järgmiseks aastaks. Sa võid seda videot jälle uuesti vaadata mingi aeg, kui sa tunned tunnet. Võid valida oma grupi ja tuletada meelde mingisugused kohad võib-olla, kui on nagu kui on aeg mööda läinud, pole mingi poole aasta pärast. Ja ma soovin sulle õnnistusi sellel teel, sa oled nii täiesti õnnistatud hing siin maal ja väga võimas. Tore, et sa siin oled ja et sa siia tulid, et sa valisid tulla ja kõike seda kogeda, ära unusta, et see on nagu imeline kogemus, mida sa valisid, luba endal lõdvestu sellesse kogemusse. Ja armastus, 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 armastus ja lootus. Ma ei öelnudki ta nimegi, Hope tuli tegelikult selle kaardi nime lootus. Et nagu see lootuse lill tahab nagu avaneda. Et kui on lootus, teadmine, et lootuse kohta öeldakse eesti keeles kuidagi halvasti, et lootus on vist lollide lohutus, mingi sellist olen kuulnud. Aga see ei ole üldse nii, nagu see lootus annab sulle sellise pehmuse, usu, sellise mõnusa, ma ei tea, nagu siukse voolavuse ja usalduse. Et see on hästi ilus, kui sul on lootus ja sa ei lase sellel kustuda ega hävineda. Ja alati ikka jääd lootma ja tead, samal ajal ka tead, et kõik on alati sinu jaoks ja maailm räägib sinuga alati. Nii et ole õnnistatud grupp number 2, aitäh sulle. Aitäh, et sa valisid siia tulla kuulama. Ja kui sulle meeldis see video, siis vajuta like sellele videole, subscribe'i, telli meie kanal ja kirjuta kommentaaridesse, kui sinuga haakus ja sulle meeldis. Tore on neid lugeda, neid tagasisidet ja kui sa soovid mingi teema kohta sügavamat, isiklikumat kanaldust, siis kirjuta meile siin video all on meie e-mail, kus saad broneerida endale aja. Ja aitäh, et sa siia tulid. Ilusat päeva jätku sulle. Ja mina alustan nüüd grupp number, meie alustame koos, grupp number 3, tere. See roosa kristalli grupp, selline võimas. Just eelmise grupiga rääkisime, et võid vaadata, et on lihtsalt üks roosa kivikene, aga tegelikult on siukse oma looga väga võimas siuke südame avaja. Kuidas keegi näeb. Nii. Sõnum aastaks 2021. Grupp number 3. Muusikagrupp. Nii tore. Igal juhul on kohe kindel sõnum see, et muusika soovib rohkem tulla sinu ellu. Ma kohe tahtsin küsida, kui palju sa lubad elutantsu oma ellu, kui palju sa lubad muusikat, kui palju sa laulad, kas see toetab sind, kuidas sina tunned muusika suhtes ennast? Kas su elu on nagu selline üks ilus muusikapala, kus need haldjad tantsivad ja kogu see sinu bänd mängib ilusti nagu harmoonias sinuga kaasa, nii et viljad küpsevad selle muusika taustal nagu armastuses paisuvad nagu selliseks mahlaseks ja viljakaks. Milline sinu elulaul on?
sellele saad hoida fookust järgmisel aastal. Milline muusikapala su elu on? Kui see on selline muusikapala, mis sulle nii õudselt meeldib ja saaks veel ja veel seda kuulata, siis palju õnne. Ma ei tea, ta on nagu ju imeline. Mida sa veel saad oodata, kui sul oma elu on selline muusika, mida sa enam kunagi kinni ei tahaks panna ja see võiks lõpmatuseni käia ja oma nüanssidega rikastada ja rõõmustada ja panustada, siis on ju väga vägev. Aga kui sa tunned, et no, vahel on nagu ilus laul, aga vahel nagu üldse ei kutsu tantsima, siis saab lihtsalt need kohad üle vaadata, et kus see, millised need noodid on, mis nagu kuidagi ei kõla sulle tegelikult üldse hästi, et millises kohas need noodid sellised nukramaks lähevad ja hakkavad sellised nagu võib-olla natuke kurvemapoolsed armastuslaulud käima, mis nagu avavad ka mingid kohti, aga pole päris sellist tantsu ja mõnusat küpsemist seal sees. Et siin on nagu imeline võimalus sul siis olla, astuda selle muusiku rolli ja hakata ise mängima. Pane tähele, kui palju sa elus sina mängid ja kui palju sa lihtsalt nagu tantsid kaasa. Et tegelikult sa saad täielikult oma elus ise nagu valida selle laulu. Et siin on nagu see just näidatud, et nagu kui see ingel siin ise mängib, et see on nii oluline, et sa ise tead, mida sa mängid. Ja kui sulle see lugu enam ei meeldi, mida sa oled hakanud mängima, siis sa võid uue loo õppida ära, see on täitsa võimalik. Ma ei tea, ma pean seda jagama, et mul on siin selle laua all, kus ma teen, oli selline, tuli veel üks sõnum, üks eriline sõnum. Siin on selline, ma teen selliseid villahaldeid ja ühele villahaldele ma tegin sulle beebi. Et võib-olla on sellel järgmisel aastal mingid uued asjad sündimas, mingid uued kogemused, kui sa nüüd beebi sündi ei tähista. Ma panen selle siia inglite juurde. Et võib-olla mingid uued kingitused soovivad ennast avaldada sulle. Et siis, et see muusika saaks ükseid vimkasi ka sisse. Ma vaatan siit veel meile sõnumit sellele eluloole. Sinu eluloole. Mis see kõiksus meile veel räägib. Pane tähele, millest sa unistad. Ja see aitab sul hoida sellist fookust, et sa mäletaksid ikka hästi selgelt, on ju, et sinu unistused loovad sinu elu. See, millest sina unistad niimoodi vaikselt. Isegi kui sa ei tee seda, sa mõtled, et sa ju ei tee või ma nii väga ei unista, siis tegelikult ikkagi sa nagu ikkagi soovid mingeid asju või lood nagu reaalselt kogu aeg. Et pane lihtsalt tähele. Et see läheb nii hästi selle kaardiga kokku, et need muusikanoodid, mida sa valid mängida, need loovadki nagu su elus, need teod, need asjad, mida sa ütled ja kus sa käid, nagu, mida sa igapäevaselt teed, et need nagu loovadki su elu ju. Et kas need on sinu nagu nii-öelda teadlik valik või kas sulle meeldib see muusika. Ja hästi oluline on ennast nagu jälgida. Et kui ma lähen kuskilt kohast mingisse auku, et mida ma hakkasin mõtlema, mida ma hakkasin nagu, mida ma lõin, millest ma unistasin, kuidas ma saan sellest voost välja astuda, kus mul ei ole hea olla, kuidas ma saan tagasi nagu ennast nagu korrigeerida jälle sinna, kus mul on armastuse ja õndsuse voog või minu südametee, et ma saan selle peal käia.
et siin on nagu ka nii mõnusalt näha, et see inglikene siis nagu on koos loomadega siukest lõõgastuse asendis ja siin on hästi hea unistada. Kasuta ka seda meetodit täiesti teadlikult, sa võid enne magama jäämist keskenduda sellele, et sa hakkad unistama. Lase lahti kõik see, mis see ütleb sulle, et sa ei tohi unistada või see ei ole nagu kuidagi sinu jaoks või ei, see ei ole võimalik sellepärast, et ja sellepärast, et lase need kõik lahti ja luba endale unistada täiesti piirangute vabalt. Laienda ennast kuskile kõiksuse südamesse välja ja unista seal suure kaarega võimsalt. Ja, ja, ja kõik on võimalik ja märka, nagu kui sa seda iga õhtu teed, märka, kuidas see su elu muutma hakkab. Sul on nüüd hea, millele keskenduda, mida võtta endale fookuseks ka uuel aastal. Panen siia veel ühe kaardi, et mis see elumuusika veel, see sõnum meile veel laieneda soovib. Et millises valdkonnas see võiks olla kõige tugevam, mis sõnum meile kõiksus siin tahab öelda puhtast armastuse kanalist. Ma kohe vaatan, väga põnev. Alchemical mutation. Vot seda kaarti ma pean kohe lugema sulle. Seda ma ei ole enne kohanud. Nii, sinu vaimne kasv muudab sinu meelt, keha ja hinge. See on väga päris. See aitab sul täita oma jumaliku saatuse kõiki osasid. Et see on siis ärkav vaimsed talendid ja see kutsub ligi uusi energiaid. Ja siis see protsess toob sulle tohutult rõõmu ja rahuldust. See on nagu selline, et keha nagu hakkab muutuma siis, kui valgus siseneb. Ehk mingi siukene vaimne kasv nagu. Et võib-olla nüüd, kui sa tead, et on see vaimse kasvu suund, siis sa saad hakata mängima selliseid noote, mis nagu vaimset kasvu jube hästi toetaks. Millised tegevused need olla võiks, et kas nagu tulla kohale, harjutada, praktiseerida sellist kohalolu, teha mõnusaid harjutusi, mis su keha toetavad ja aitavad nagu näha, kus sa parasjagu toimetad. Ma vaatan siit selle kaardi kohta veel, et toimuvad muutused selles, kuidas su keha tunneb, vastab, tegutseb ja loob. Et nagu sulle tuleb nagu sellist füüsilist, nagu kehalist kergust juurde. Et kui sul on olnud nagu selliseid nägemusi, et valgus sinus kasvab, siis tegelikult nad kasvavadki. Et kui sa nagu unistad sellest või soovid seda, siis tegelikult see hakkabki nii toimima. Ja mulle tundub, et valgus just nagu kehalisel tasandil soovib hästi tugevalt sinu kehastuses kasvada. Sa võid tunda seda, et see on nagu siuke armastuse kingitus. Ja see protsess iseenesest võib olla vahel ka nagu selline hästi sügav ja tuua mingeid kohti välja. Et see võib nagu füüsiliselt anda tunda, et sellised üle nagu voolavad tunded või nagu väsimus või mingid sellised erinevad asjad.
aga need kaovad ära kõik see on nagu selline transformatsiooni osa, et kui see uus energia tuleb, siis keha võib nagu alguses nagu kohe vibreerima hakata ja nagu võnkuma ja et mis see nüüd on, aga tegelikult talle meeldib see, et kui see tuleb see suurem kergus, et usalda seda protsessi ja sa saad ise seda hästi luua, kui sa nagu äh, hoiad tähelepanu sellel, mida sa siis lood ja kuidas sa seda kogemust endale soovid. Ja hästi oluline on puhata regulaarselt. See on nagu selline kehakaart, et see nagu toob tähelepanu su kehale, et see on hästi hea meeldetuletus, et magada. Et kui sa magad, siis su kehana hästi võimsalt saab nagu taastuda, et sellised nagu et sul on mingi unerutiin on oluline, et nagu võtaksid endale, sa hoiaksid ennast, oleksid nii maandatud, et sa ikkagi ei jäta ennast kuskile hõljuma kogu aeg. Et sa lubad kehal füüsiliselt ka puhata. Ja siin ütleb tegelikult seda selles kaardis, et sul on vaja nagu lihtsalt kehaliselt puhata ja anda endale seda ruumi. Et see ei, et nagu nagu kuidagi mõttevabalt, et sa ei tee väga midagi. Et sa lihtsalt oled ja lased oma kehal olla. Et su keha jaoks on see protsess nagu, et su hästi võimas ja suur, et nüüd on see aeg, kus su keha vajab nagu sinu kohalolu, tähelepanu ja toetust. Võib-olla sa nagu oled mingis sellises kohas, et sa vaimselt nagu push'id või surud ennast nagu kogu aeg või nagu, et sa peaks kuidagi olema või tahaks nagu veel ja veel ja veel infot kogu aeg, et nagu järjest vägevamaid sõnumeid saada, järjest vägevamaid praktikaid kogeda, aga tegelikult on vahepeal vaja just kehale tähelepanu ja ankurdada seda energiat. Et kui sa näiteks need muusikanoodid, sa nagu surud neid kogu aeg seda laulu liiga mingit moodi, siis see võib nagu kuskilt otsast hakata sind närima. Et luba hästi nagu lõdvestuda ja praegu lase lahti ja las see valgus toimetab ise su kehas. Vot, selline väga, väga kehale toetav sõnum, et olgu su keha siis toetatud täielikult jumalikust energiast. Tähista seda alkeemiat, mis su kehas toimub ja luba nagu lahti rullida kehal, meelel ja hingel ja armastusele. Ja kõik need, kes on siis selles armastuse ja valguse teel, et olgu neil palju rõõmu ja nii vähe kannatusi kui võimalik. Vau, selline väga võimas transformatsioon ja ma tahtsin siin veel vaadata sulle sellele teekonnale toetaja, kes sinu nagu mis sõnum on sulle nagu toetuseks sellel väga võimsal teel, samm meie muusik. nii, elujõud, väljenda oma kirge, sensuaalsed ja seksuaalsed jõud on võimendatud. Kernunnos toetab sind siis elujõud, näitasin seda. Nii, tema oli meil ühest lugemises ka just, seda ma vist näitasin ka. Seda alchemical mutation. Ja just selline maandatus ja sükene tugev, jõuline energia toetab sind. Väga, väga huvitav kaardi lugemine minu jaoks. Et selline
sihuke tugev loomejõud, elujõud, et see muusika, et sa nagu, et sa näed, et sina oled see, pane tähele, mida sa unistad, mida sa lood, sellest saab see muusika ja siis sind on toetamas ka selline nagu väga jõuline, tugev eluenergia ja et siin ütleb, et väljenda seda, lase seda nagu seda kirge, mis sinust tuleb, seda elujõudu, lase seda endast läbi, nagu luba sellel olla ja voolata ja minna ja et ära hoia nagu seda kinni ja luba sellel ja luba oma kehal ka olla nagu, et sa oled samal ajal hästi nagu maandatud, sellise maandatuse energias, roosa kvartsigrupikene et hästi hästi võimas. Ma tahan korra vaadata sellele, mis su nagu keha sõnum veel on, et kui siin me rääkisime enne, et su keha nagu saab seda valgust ja vajab sellist rahu ja lihtsalt olemist ja protsessi usaldamist ja et see on nagu keha transformatsioon täielik, nagu nii sügavakoeline. Selles protsessis tuli veel 2 kaarti, et küsi nagu märki ja ära anna alla. Et kui isegi kui see nagu läheb nagu keeruliseks või sügavaks, üldse ei pruugi olla ära nagu üldse võtta, kui sa seda ei tunne, aga lihtsalt, et kui see vahel nagu see valgus, mis tuleb, on nii selline ilus ja suur ja raputav kogemus, et su füüsiline keha nagu on siin nagu märku andnud, on ju mingis sõnumina, et ta soovib nagu sellist rahu, tähelepanu, et siis ära anna nagu alla, isegi kui on nagu natukene nagu see turbulents on nagu kõrgem või tugevam ja sa võid alati küsida märke ja küsida nagu abi ja tegelikult sa saad seda abi vaimsetelt abilistelt iga hetk, iga kell ja kindlasti on kõik võimalik, et ära anna nagu kunagi alla, isegi kui mingid kohad tulevad üles, et jää nagu oma rajale, jää nagu sinna, kus sul on hea olla ja usalda, keha on nii tark, et ta suudab kogu selle valguse vastu võtta, mis temani tulla tahab. See on tõesti väga nagu, ma tunnen hästi võimas kehakaart. Et sellised nagu rahulikud tegevused ja olemised, et võib-olla sa oled teinud läbi mingi tohutu turbulentsi aasta ja nüüd sul on nagu selline valguse ankurdamine kehasse. Ja et ma tunnen, et ma tahan sulle öelda veel, et usalda protsesse, usalda, et ära nagu pinguta üle, ära ürita otsida nagu kus sa vaimselt nagu olema peaksid või mingid tohutuid asju kogu aeg tegema, et vahel saab kõige suurem valgust läbi sinu tulla siis, kui sa lihtsalt lõdvestud ja oled, et sealt ei ole midagi oodatud, mingit tohutut pingutust või tohutult suuri asju, et lihtsalt ole, luba olla ja lõdvestu ja tea, et valgus, sa oledki valgus alati. Et pane tähele nagu jah, mida sa nagu lood ja kui palju sa endal lubad lihtsalt olla ja sellist loomulikkust nagu läbi enda siia maale kanaldada. Et sa oled väga võimas ja vägev hing ja see protsess on nii ilus, mis on sinuga toimumas ja mida sa oled läbi tegemas. Ma õnnistan sind ja meid ja kõiki, kes me siin oleme ja olgu meie südamed armastuses ja valguses ja käigu oma teed ja juhatagu meid targalt. Ja ma soovin sulle seda ilusat maagilist aastat. Kui sulle meeldis see lugemine, siis pane selle videole like ja
telli meie kanal, subscribe'i ja kui sul on mahti, siis kirjuta siia alla ka, kui sul oli mingi kogemus, mida tahaksid meiega jagada ja kui sul on mingeid küsimusi veel või tahaksid mingi asjaga sügavamale minna, siis sa võid siin video all on meie email, kus sa saad meiega ühendust võtta ja broneerida omale aja, siis saame ka eraviisiliselt sulle kaardi lugemist teha või lihtsalt rääkida nõustamist, et anna meile julgelt märku. Ja soovin sulle kõike head ja ole õnnistatud ja aitäh kõigile kuulajatele!